Nagu ikka, septembris on kõik uus ja Tikijate klubi jaoks see tähendab seda, et on uued ostud, seekord Ukrainast. Ja tegelikult see pakk on, või see saadetis on 2 pakis. Esimese sain ma juba mõned päevad tagasi kätte ja teise ma sain kätte täna. Ja see teine on hästi suur ja mulle tundub, et see on see ülemõõduline pakk, mille pärast me olime ka natukene sunnitud maksma saatekulu. Ja ma väga vabandan, et mu hääl on täna selline, nagu ta on, aga võtan selle teise suure paki nüüd lahti ja siis ma vaatan koos teiega ära kõik need tikkimiskomplektid ja asjad, mida sai tellitud. Ma isegi ei tea, kust läheneda, et mitte midagi katki lõigata. Hakkame siis siit otsast niimoodi vaatama neid, mis meile on tulnud. Ja esimene asi kohe on mul siin näpus firmalt Luka S Premium Line. Ristpistes tikandis veskipilt. Luka S disainid on iseenesest nii ilusad, et siin ei ole nagu midagi kommenteerida. Siin on siis väike majake, veskipaat. Ma arvan, et siin fotol või sellel kaanel on valmis tikand. Ja töö iseenesest saab olema suur, sellepärast, et Aida count on 18, see tähendab väga väikesed ristid ja vaatamata sellele on töö suurus 52 × 37 centimeetrit üle poole meetri. Ja siit teiselt poolt on näha siis need mulineed ja kanvaa on selline kanvaa peal muideks on niisugune beežikas kanvaa on ja siin on ruudustik peal. Ja ma ei tea nüüd, kas selles komplektis on selline kanvaa, kus see ruudustik läheb pestes ära või on selline, kus ta jääb. Ma saan aru, minul on ka üks Luka S selline pilt, kus on kanvaa ruudutatud ja heledate toonide alt kipub see ruudustik välja jääma näha. Aga ma saan aru, et need uued komplektid peavad olema sellise pestava kanvaaga. Aga see on selles mõttes jällegi suur töö on ära tehtud, et sa ei pea ise midagi märkima, kui sa vajad seda märgistust. Hele sinine, lilla, oranžid värvid väga ja on näha mulineed. Osad on väga sellised siilised täikivad ja osad on sellised mahedamad. Ankor firma, sügisene maastik. Siis on selline disain firmalt Crystal Art, sellega see oli esimeses pakis ja sellest ma ehmatasin ära, kui ma selle sain, sellepärast ma mõtlesin, et seda firmat ei ole mina tellinud, et mitte keegi sellisest ma tegin tabeli, kes mida tellis, et seda ei ole, seda firmat, no ei ole. Aga tuleb välja, et see on firma Tsarivna Mits. See on kas mingi tooteliin neil või on nad oma nime vahetanud, ma ei tea. Aga see Crystal Art on siis sama, mis Tsarivna Mits. Või oli see, et nad müüvad selle nime all Venemaale või ühesõnaga, ma ei tea. Et see sama Tsarivna Mits. Ja sellest seeriast on siin konkreetselt see on siis disain selline vihmamärg vanalinn. Aga siin on ka teisi, tundub üks väga Veneetsia moodi olema. Kanvaa, pilt ei tule väga suur ja kui see kogu värvikamma on, siis neid on siin 16 nüüd. Nõel. Meenutab kahtlematult natukene vana Tallinnat. Järgmine on siin firmalt Oven ja konkreetselt see pilt on siis 21 × 29 centimeetrit suur ja on sõstrad pokaalis, veepokaalis. Ja sellest samast seeriast on neil veel vist mingisugused maasikad ja mustikad ja mingid marjad ja see on mingid sügisene bukett. Ja need on ühed sellised, mida ma olen ka hästi palju vaadanud, et kuna ma olen näinud videotes valmis töid sellest, siis ma tean, et nad jäävad väga-väga ehtsad ja ilusad välja nägema. Ja siin on siis kanvaa Aida 18 jällegi. Ja mulinee on firmalt PNK Imenikirova. Kanvaa on kanvaa, mulineesid siin näha ei ole, ilmselt nad siin kuskil, siit natukene on näha. Mulineed on siin sees, siis sellest tuleb ilus töö. Järgmine komplekt on firmalt Čudesnaja igla. Ja konkreetselt siin on pioonidega tegemist, mis ma räägin, pojengid eesti keeles. Ja töö on suht suur, 28-35 centimeetrit ja 50 värvi. 50 värvi on selles töös kasutatud.
aga kui ma neid pojenge vaatan, kuidas nad tikitud on ja seda vaasi vaatan, siis ma saan aru, et seal on, et see ei saa kindlasti kerge töö olema, aga tulemus on seda väärt kahtlemata. Ja skeem on selline, no pisut päiksevõitu, värviline sümbolitega. Siit on näha, mulineed on siin sees. Ei ole ise seda firmat tikkinud, aga olen vaadanud ja tuleks kindlasti proovin mõne ära. Mulinee Gamma. Ei ole ka midagi halba öelda. Mulinee Gamma on väga, väga tikitav mulinee. Jällegi firmalt Chudesna Igla pilt, mida ma olen vaadanud. See on suht uus disainil. Ja ma arvan, et ma pean selle ka endale tulevikus ostma, sellepärast no vaadake seda pilti. No vaadake neid moone, karikakraid, rukkililled, see kiil seal. Ja siin on siis Aida 14 kanvaa sees. Töö suurus 28x39 sentimeetrit, ei ole väga väike töö ja värvide hulk 44. Pesta käsitsi, triikida. Ja siin on näha natukene neid, seda skeemi. Ja siin vahel on siis näha kanvaa. Peaks olema hele hall. Hästi kena. Edasi tuleb jälle Luka S oma teatud headuses ja Šiškini maali järgi tehtud disain. Šiškini pilte te kindlasti teate, absoluutselt iga inimene, kes on natukenegi maailmas ringi vaadanud, teab seda pilti, kus on 3 karu metsas. Üks on mingi murtud, puu on seal veel ees. Vot see sama kunstnik. Ja siin on siis tema poolt tehtud pilt, maastik. Mulle meenutab see natukene, kusjuures mulle meenutab ta isegi natukene midagi sauna osa sellest suvilast näiteks ja siis on see jõgi või tiik, kuhu sa hüppad pärast. Kusjuures värve on selles töös ainult 33, aga töö tuleb suul jälle poolemeetrine ja arvestades, et Aida count on 18, siis seda ikka annab tikkida. No ja värvipalett sellised, nagu pildi pealt võib arvatagi, pruunid, rohelised toonid ja kanvaa on jällegi märgistatud juba ette ära. Ankor mulinee. Skeemi kohta ma ei oska midagi öelda, skeem on siin sees. Ja kuna skeemi tundub hästi palju lehti olema, siis ma arvan, et see on suur skeem. Suurte märkidega. Ei pea oma silmi vaevama väga. Järgmine on firmalt Zolotoi Runo. Suvine jaedus. Jällegi on kindlasti tänapäeval on ikkagi see, näete, eks ole, missuguse kunstniku pildi järgi. Viimas kõige suurem muutus nagu tikkimises ongi see, et sellest tarbetööst on ta ikkagi tänapäeval muutunud konkreetselt kunstiteosed. Sellepärast igal pildil on autor, sa tikid kunsti. Ja siis on siin hästi huvitav, mis siin on sees, on sellised holograafilised märgid, et Zweigart kanvaa ja Madeira mulinee. Ja siin on 4 aasta aega. See tähendab seda, et sellele peaks olema veel 3 sobituvat pilti juurde osta. 31 värvi ja suurus 30,4 x 45 sentimeetrit. Sellise palleti peal on siis mulineed. Lisamulineed on veel kaasas. Ja rohkem ma siit ei oska midagi öelda, sest siit ei ole väga näha. No valge kanvaa on, et on 14 või on 16. Ja 14 kanvaa on, nüüd ma loen siit. Siin on kingitus sees. Ma ei tea, mis see kingitus on, ega me ei hakka lahti võtma. Kahjuks ei tule see ilus pilt minu koju. See läheb kellelegi teisele. Selline firma nagu Frusiolog, natukene teistmoodi töö. See on minule, ma hakkan seda tikkima, ma näitan teile seda kindlasti. See on puit, see on puidust alus, selline puidust pärg. Et ma esimest korda elus hakkan siis tikkima puidu peale. Ega ma rohkem midagi ei oska öelda, ma ei ole teda veel lahti võtnud, siit on näha natuke seda. Kuidas see hakkab välja nägema. See peaks vastama vist umbes number 14 kanvaale, 26 värvi ja ma ostsin selle sellepärast, et siin on sellised hästi kodukootud asjad pärja peal jõuludeks. Käbid, kaneelipulgad, kuivatatud seal mandariinid. Aga jah, seda te kindlasti näete. Siis firmalt Classic Design majakas ja suurus on 22 x 32 sentimeetrit, 14 see Zweigart Aida ja Team C
Mulineed. Ja Classic Designi kohta võiks seda teada, et kõik teavad ju firmat Dimensions ja Dimensions on osad oma disaini tootmisest maha võtnud. Ja vot väidetavalt see Saksamaa firma Classic Design on siis ära ostnud õigused lasta välja Dimensionsi koopiaid, mida enam ei toodeta. Loomulikult ta ei ole 100% koopia, sellepärast Dimensions värvib oma mulineed ise. Ja see värvikamma ei ole sama, mis on näiteks DMC värvikamma. Et kuna siin on DMC, siis veidikene vahe on sees. Aga nii palju kui mina tean, siis need skeemid peaksid olema vastama nagu originaalile. Ma olen vist videosid näinud, kus nad ei ole vastanud, aga ma olen videosid väga palju näinud, kus nad vastavad ikka täiesti originaalile. Et kui on midagi, mida väga tahaks tikkida, aga enam ei müüda, Dimensions ei müü lihtsalt enam neid, siis või teine variant on, tahad odavamalt saada. See komplekt on kindlasti originaalist Dimensions siin olemas. Aga Classic Design annab sama välja, hinnavahe on kuskil 4 korda, aga nagu ma ütlesin, sa ei saa päris seda esialgset pilti. Saad sarnase, majakas, suht tuntud ja palju tikitud. Siis firmalt nüüd jälle Chudesna Igla, sellised minu meelest ka suht uus disain on see, koogikesed. No see on nii magus pilt, et siin ei ole midagi lisada. Lisaks veel marjad, maasikad, mustsõstrad, kohv, kindlasti on siin tee mõeldud, aga minu jaoks on kohv, sest mina olen kohvijooja. Ja 44 värvi ja ma arvan, et see on osaline tikand, see ei ole kindlasti täistikand. Ja mulle tundub, et siin on ka pool ristpistet lisaks ristpistele. Ja Ida 14 valge ja skeem on värviline. Suhteliselt hästi loetav. Muidugi selles osas, kus on rohkem mustrit, tuleb kindlasti rohkem värvide vahetusi ja rohkem vaeva näha. Aga mulle tundub, et midagi keerulist ikkagi ei ole. Ma olen näinud tikkijad, kes lisasvad nendele kollastele kohtadele veel metallikut. Ma arvan, et siin metallikut sees ei ole, aga mine tea. Värvid paistavad siit, et siis ta tuli eriti kuldne ja eriti särav. Nagu selline tõeline vanaegne serviis. Nüüd jällegi firma Charim Namidz. Ma ei oska, siin on siis nüüd ukraina keeles. Ma arvan, et siia on kirjutatud see, mis dokk on äkki nagu mostik, vene keeles sillake, Radnoi äkki on seal ja Tomivki. Ma kunagi arvasin, et ukraina ja vene keeles on täpselt üks ja sama, aga tuleb välja, et neil on ikka väga suur vahe, eriti sõnavaraliselt. Üle 60% sõnavarast erineb. Või grammatika on sama, aga ma arvan, et see on umbes mingi kodumaja ees olev sillake pildi nimi. Siuksed lilled, pääsukesed lendavad ja jõgi. Ja siin on siis jällegi värve, vähemalt siin on näha 16, palju neid tegelikult on siin sees, ma ei tea. Ja siin on siis veel ka selline üks uhke majakene tiigi kaldal. 33,5 sentimeetrit valmis pilt tuleb ruut. Aga mis firma mulineed, seda ma siit välja praegu ei loe. Huvitav, kas on täistikand või? Mulle tundub, et siin ei ole täistikandiga tegemist. Kui keegi tikkima hakkab, siis võiks meile teada anda. Siis jällegi firmalt Classic Design. Ma siin praegu mõtlema, et Classic Design ei tee mitte ainult Dimensionsi neid koopiaid, vaid ta teeb ka minu meelest Putsilla ja teised sellised maailmakuulsad firmad. Nende koopiaid, siis need disainid, mida ei toodeta. Ja talveöö ja ma ei tea, kes või mis on selle originaalfirma. Mul ei tule nagu üldse ette, et ma oleksin sellist pilti näinud kusagil. Canva Ida 18, DMC, metalliseeritud niit, lisaks veel kõigele. Ja siin juba seda sinist värvi on Canvas, see on nii ära pakitud, et siin ei näe mitte midagi, mis siin sees on. See on Dimensionsi disain kindlalt. Samuti see, mida ei toodeta, see. Kuigi see vist Dimensions on uuesti välja lasknud. Ja Classic Design müüb või toodab Vene turule. Sellepärast Venemaal on tikkimine nii ülipopulaarne ja kõik tahavad saada neid klassikalisi pilte. Seda ma täitsa mäletan, kui ma tellimust tegin. Need on pisikesed firmad Sharp Kitsa. Muinasjutt oma kätega. Issand, kui hästi on öeldud. Muinasjutt oma kätega. Täpselt see on see, mida me tikime ju.
ja siin on 18 värvi on selle väikse pildi peale. Orav on muidugi armas. Ma vabandan, mu jutt on nagu ühest kohast teise kohta. Siis Canva Aida skeem ja töö suurus 16x12 sentimeetrit ja samuti on siin siis disainer ja kunstnik, mis on olulised, nii nagu laulul on autor, helilooja, sõnade autor. Ja siin ma ei oska midagi muud öelda, sellepärast et ta on nii hästi ära pakitud, et kuskilt midagi näha ei ole. Küll aga on siin näha siis õpetus, kuidas mida tikkida. Ja ma arvan, et see on selline universaalne, mida nad panevad igale poole, kuigi ka siin võivad olla igasugused need prantsuse sõlmed ja tikkpisted. Tikkpiste on kindlasti, võib-olla on siin ka poolristpiste on kindlasti, et pistete poolest ei ole kerge töö. Et on väike, aga see ei tähenda, et ta kerge on. Värvi üleminekut on palju, erinevaid pisteid on palju ja osaline tikand. Selline nunnu orav. Siis on firmalt Panna. Firma Panna disainid on ka minu meelest väga-väga lahedad. Nimetus on siis võõras omade seas. No näete jah, siin on ära eksinud üks täiesti teistsugune lind. Ja suht suur töö 39x15 sentimeetrit, ta on selline piklik selline. Ja 214x83 ristikest. Ja teiselt poolt on näha, et skeem on värviline ja Canva, muideks, ma ei tea, kas siit on näha. Äkki ma püüan selle kuidagi kaadrisse, on Lyrex selle. Ja ma ei tea, kuidas eesti keeles on. Lyrex, kuidas on eesti keeles? No ühesõnaga sellise särava niidiga läbi sisse kootud siukene, näete jah, sädeleb. Mitte ei sädele, vaid helgib, oleks vist pigem õigem sõna. Hästi ilus, ma ei olegi tegelikult näinud sellist Canvad. Talvine selline disain. Panna on oma tooted märgistanud siis 3 kategooriaga kerge, keskmine, raske ja kas ma saan aru, et see on siis raske disain. See tähendab seda, et siin on palju värve, siit kohe näen neid tikkpisteid. Mõtled, et mis siin tikkid on, tegelikult on see kõik suur töö. Ja ma täitsa ei imesta, kui siin on ka need prantsuse sõlmed, neil on jälle mingi eestikeelne nimi, ma pean otsima ülesse nende puuokste peal. Saate pildi valmis, pange meile tikkijate klubisse ülesse. Veel parem pange video, ma tahan näha, kuidas see Canva helgib. Firmalt Riolis, ma olen näinud seda valmis tikituna ja ta on ikka väga ilus on ta. Siin minu meelest eelvaates ta ei anna edasi seda ilu, missugune ta on siis, kui ta on valmis. 40x40 centimeetrit astrite bukett, šerst, see on villane, see ei ole mulineedega. Ja kas ma loen siit välja ka 30 värvi on siin. Canva on selline hallikas, nagu natuke säbruline, väga huvitav. See on kindlasti osaline tikand, värvid muidugi on super ilusad. Roosad, lillad, lõheroosad, fuksia, rohelised. Sellest tuleb väga ilus pilt. Ja siin on siis teised disainid ka, mida saab nagu siis juurde osta. Ikka toodavad nii, et tikkjal tekiks see tahtmine, et siia kõrvale sobiks võt selline veel. Aga missugune on siin skeem, ma ei tea, minul on Rioli see skeem, ikka samasugune värviline. Aga suht väike. Hoidke silmi ja ostke Cross-Stitch Saga, ma ütlen selle peale. Siis klassikaline jällegi disain. Šokolaadnitsa, see on siis naine šokolaadiga. Ja seda sama pilti on mitmed firmad nagu välja andnud. Ja see on siis Nova Sloboda oma, 20 värvi, 24x38 centimeetrit. Ja ma mõtlen, see on väga huvitava pakendiga, saab riputada. Ma ei näe muidugi, mis siin sees on. Siin on jälle nii ära pakitud. Canva ma vaatan, et on väga väikese countiga. Siit vaatan, kas ta on 18, 16 on Canva. Ahaa. Foon ei ole tikitud, vaid foon on prinditud Canva peale. Et ma saan aru, et tikkida tuleb siis ainult see naisterahvas, kes siin on. Mingisugune sertifikaat on siin huvitav veel. See on klassika. Et kui te tahate ikka koju klassikat, siis nii-öelda muuseumi kollektsioon. See on võimalik endale teha.
Siis on see, millest ma rääkisin, eks ole, et Classic Design, seda toodab Dimensions on nüüd uue väljalaske teinud jällegi spetsiaalselt Vene turu jaoks. Hobused, The Waves on laine ja 16 hall Aida. Jim Warren on siis disainer. Valmis see pallett, eks ole, mida nüüd uutel väljalasetel Dimensions teeb. Skeem on sees ja pikad mulineed, nad peaksid olema siis 90 centimeetrit ehk jard. Venekeelne instruktsioon sees, et näete, 4. juuli 2019. Haarake need kohe ära, kui te näete midagi, mis on vahepeal müügilt ära läinud, sellepärast et te ei saa selle hinnaga. Kui ta kaob jälle tootmisest ära, siis need hinnad tõusevad nagu lakke. Siili poiss. Landsvit on hästi armas Ukraina firma, ta teeb just lastele selliseid hästi armasaid disaine. Ja siin on jällegi, kes on selle pildi joonistanud ja ma saan niimoodi aru, et siin on jällegi 5 sellist liblikat, et 3 sellest on nagu ära värvitud, et see on siis selline raskusaste natuke üle keskmise. 126 korda 126 ristikest ehk 20 korda 20 centimeetrit ja hästi on jälle pakitud. Tikja, et ei näeks enne kui paki avad, mis siin sees on. Kes iganes selle paki avab, jagage meiega. Muideks ma praegu lugesin, siin sees on, siin ei ole Aida kanvaa sees muideks, siin on labasekojaga kangas Murano 32 count, sellepärast et ta ei ole täis tikanud, väga mõistlik. Ja Murano 32 on siis 16 Aidale vastab risti suurus. Väga huvitav, 126 mulinee niiti, mulinee lõnga siis, mis on 10 centimeetri pikkused firmalt Zweigart. Ma ei mäleta üldse sellist komplekti, ma pean nüüd hakkama otsima. Kuidas mina kasse ei mäleta? Enamus asju, kui te vaatate, mul on kassid, mida ma tikin. Ja sellist asja ma kontrollin üle ja ma ei tea isegi, mis firma see on. Karvased sõbrad, värve 25, Aida 16, Olanta. Ma arvan, et see on mingi Ukraina firma. Siin on mulineed, väike kanva selles mõttes, et kas ta on 18 äkki, 16. Mulinee Peri. Ma ei tea, mis mulinee see on. Natuke uurin, kui ma seda pilti siin pealt vaatan, see ei ole tikanud, see on screen siis sellest Pattern Makerist või mis iganes programmis neid tehakse. Et selline peab välja nägema, no kassid. Kasside kohta ei ole midagi öelda, kassid on kõik armsamad loomad üldse. Ja firmalt RTO, armas karu, mängukaru. Skeem, Aida, nõel, mulineed, Aida 14 ehk siis 5,5 pistet sentimeetrile, Tallinn, Estonia. Miks me seda ostsime Ukrainast, kui see Tallinn, Estonia on? RTO oma headuses. Hästi armas. Siis on meil nurge need tikkimisrõngad. Värvi valida ei saanud, aga ma tean, et keegi palus, et tema võimalikult, kui saaks kollast. Natukene tuleb, kui te nüüd hakkate esimest korda panema, et arvestage sellega, et see on ikka väga tugev pingutus. Et natuke peate harjutama. Väga head. Siis on siin veel, ja see on mul täitsa silmes, et telliti selline, see on kanvaa MP Studio, mis on siis trükitud mustriga, seda muidugi pesta ei tohi, aga siia peale mingi oma disain tikkida. Ja värvid on ju hästi ilusad, beežikad, lillakad, mererohelised, lehed. Et kas siia siis mingi suvine disain või sügisene. Isegi kui ei tiki siia peale midagi, isegi siis ta on ilus. Siin on siis üks eriti suur pilt meil. Madeira. 50 korda 35 centimeetrit, Aida 14 kanvaa. Ja siin on siis veel linnapildid, siin on maastik ja tundub selline mošee moodi hoone siin olema. Zweigart. Ja ma oskan mitte öelda peale seda, et see kanvaa on jälle selle lüreksiga, läikiva selle lõngaga, aga natuke teistmoodi läikiv kui see, mis eelmine komplekt oli. No vot, rohkem mul ei ole teile midagi näidata praegu. See on kogu tellimus. Head tikkimist teile!